Kui sa meie kunstipublikule sürrealismi mõne sõnaga kokku võtaksid kunsti ajaloolasena, mida sa sealt välja tooksid? No ühe sõnaga ta on siis 1924 Prantsusmaa, Breton kirjutas manifesti. Seal olid siis taotlus, mille filosoofiline või ütleme teoreetiline taust läheb Freudini muidugi. Ilma Freudita ei oleks sürrealismi. Ja Freud muidugi tegeles unenägudega, mingite alateadvusega, see peidetuga, mida inimene silmaga ei näe, aga mis teda nagu juhib seesmiselt ilma, et ta ei pruugi seda teadvustada. Ja siis kunstis on seda väga erinevalt tõlgendatud, ütleme, Prantsuse versioonis on siis figuratiivsed, ütleme, Euroopa versioonis figuratiivne sürrealism, mis on siis sellised loogikavälised kujundid, mis tegelevad alla surutud tungidega, mida ühiskond inimesele ei luba, et siin on nagu teatud tabud, ühiskondlikud tabud, mida inimene surub alla oma alateadvusesse, aga ta ei ole sellest pääsenud. Ja siis need tabuteemad tungivad ikkagi välja, nii et nad püüdsid nagu neid tabuteemasid nagu vabastada. Aga Ameerika versioonis olid need mõjud siis Jackson Pollock, et tema jõi ennast purju ja siis hakkas maalima, tema versioon oli selles, et mis mõttega, et te ju lihtsalt teete mingeid illustratsioone seal Euroopas, kui te kujutate figuratiivselt, nagu hoolega maalite seal inimest ja loodust ja mingid keskkonde, mingeid kujundeid. See Pollocki impulss viis siis ju juba abstraktse ekspressionismini, eks ju? Inimese tasandini. Et mis mõttes, ma ei võta teie sürrealismi tõsiselt, väikesed maalid, kõik on mõistusega maalitud, eks ole, et mis mõttes, kus see alateadvus teil siin on. Et tema siis vabastas oma alateadvuse alkoholi abil ja hakkas siis maalima abstraktselt niimoodi, et ta ei kasutanud pintslit, vaid pani lõuendi põrandale ja siis tilgutas seda värvi. Ja siis tema teooria oli see, et nüüd selle kaudu siis see alateadvus otseselt voolab sinna värvide kaudu sinna lõuendile. Et see oli siis tema kolmas versioon on võib-olla siis see Nõukogude Liidu versioon, see Ülo Soosteri versioon, millest nüüd praegu terve kunstimaailm räägib, eks ole, seoses selle Mikkeli muuseumi hiljuti avatud näitusega Ülo Sooster 100 ja kogu see kataloog, mida ma ei ole veel näinud, eks ole, et ei saa viidata, aga ma tean, et esitlus on sõnaga on olemas. Meil on selles sürrealismi grupis lisaks Vello Vinnile ka Urmas Ploomipuu üks töö. Ja Jüri Arrak on meil veel selles grupis. Sest vanem Jüri Arrak hakkas juba piiblit kujutama, eks ole. Et siin on ka ikkagi need samad alateadvuse mängud, see kusagil läbi tunnetatud mingi müstiline maailm, mida me tahame kujutada ja sõnadesse panna. Aga Vello Vinna puhul ma soovitaksin võrrelda Vello Vinna allkirja autogrammi töö all ja Viiralti autogrammi töö all ja vaadata sõnaga, mida te arvate sellest. Ma arvan, et see on otsene. Sõnaga kummardus Viiraltile, see ei ole mingi õpilaslik, eks ole, et ma tahan olla ka, aga vannabe mingi, vaid see on ikkagi profikunstniku, sõnaga kõik graafikud on nagu Viiraltist nagu üles kasvanud. Et siis see 2 V ja see Vello Vinn 2 V-d kokku. Et see on omamoodi huumor. Ma pakuks, et see on huumor, aga seda ka ei ole nagu eriti märgatud või tähelepanu pööratud sellele.